Nii, kell on 9:30, oleme valmis startima. Nagu näha siia. Eile tulid mingid motomehed veel, kes sõidavad ACT-d. Kuna vist öösel on lädistanud ja ilm on päris niiske, ega me siis vist täna neid ACT kruusalõike ei sõida, et natukene selline väsimus on ka peal. Et vaatame, sõidame siin väiksemaid asfaltteid ja võib-olla väga videomaterjali ei tulegi. Vaatame jooksvalt päeva peale. Täna oleme veel Pyreneedes ja siis homme paneme Toulouse'i poole tõenäoliselt. Saavad mehed teele. Cool, aga see linn on küll nagu filmist, et väga kõik majad on ülikorras. Rääkisin hommikul hotellipidajaga juttu. Ta ütles, et siin on ideaalne elu, kui siin endal mingi business on, sest et siin ühtegi töökohta kui sellist ei ole, kus tööl käia, et kõik inimesed on siuksed eraettevõtjad, tegelevad majutusega, tegelevad restoranidega. Talvel siin on haudvaikus, ühtegi inimest siin ei ole. Turiste ei ole selles mõttes, inimesi ikka. Eile ei olnud see linna peal ringi, kõik inimesed teretavad, vanad mehed tulevad vastu, tõstavad kaabud, kui teretavad, et äge. Cool, aga oleme nüüd vaikselt tripime ja vaatame, taevas on nagu ta on, et saame kuni jälle sammaka vihma ka selge. Nii, tiirutame siin mööda kehvas konditsioonis asfalteid, vahepeal on üles friisitud kruusalõigud. Ei midagi erilist praegu. Ilm õnneks hoiab, ei ole veel hakanud sadama, aga on üsna pilvalune. Vaikselt siin liigume, siin on kuskil 100-kilomeetriline lõik ja paar tundi võtab selle läbimine aega, et ja siis on teine 100, et see TT lõik peaks olema, või see ACT lõik, sektsioon 4 peaks olema siis 200 midagi kilomeetrit. Proovime sellega ära teha, siis meil on ACT tehtud. Aga kui see oluliselt ei muutu see maastikega, siis ma eilset sõitu kordama ei hakka. Et jah, siis vaadake eilset videot. Ma tean, et see ACT päev 3, see on nagu väga eriline, seal me eelmine aasta käisime. Selle kohta on teised videod. Cool, jõudsin mäe otsa, hakkame laskma. Nii, kihvt tunned. Tiksime jätkuvalt seda ACT-d. Siiamaani on vist enamasti kõik asfalt olnud, et me teadlikult jätsime mingi mudase lõiga vahele, kus ACT endal oli ka 2 varianti rajas. Läksime otsa ja külm on, tunnelis 14 kraadi. Ja muud märkimisväärset hetkel ei olegi. Sõidan edasi vaikselt. Siin on ka teed teised ja 3. käiguga saab sõita. Et pimedad kurvid ja ma ei julge neid väga kallutada ka, et või ei julge või ei oska, ma arvan, et ei oska. Minema koolitusele. Siit võib otse sõita, siin ei pea kallutama. Nii, me keerasime sealt ACT pealt maha ja liigume siin niisama Pyreneedes mööda väiksemaid teid, et see ACT läks näiteks igavaks, et sõita seal eriti ei saanud ja või noh. Liiga nikerdamine, ütleme nii, et meil ei ole see ACT omaette eesmärk, et siin on niisama ka häid teid, kus sõita.
ja võtsime siis vaikselt suuna Toulouse'i poole, Toulouse, Prantsusmaal. Et praegu oleme veel Hispaanias, aga siin keskpaika Pyreneesidega Toulouse'i on mingi 150 kilomeetrit, et vaikselt liigume siin, vaatame kaugele tänaseks jõuame. Kell on 14.40, õues 18 kraadi, päris okei sõiduilm on. Käed natuke külmetavad, aga käesoojendused töötavad. Vihma ei ole sadanud, see on hää. No eihoo, on kolmapäev, kell on 4:30 ja tulime hotelli ära, et sadas ka siin natukene ja plaan oli Toulouse'i poole sõita, aga väga palju ei jõudnudki. 150 kilomeetrit jäi Toulouse'i veel minna. Aga enne kui me selle hotelli segame minema, siis ma näitan, mida saab siis 90 €. Siin on hommikusöök ka sees sellel korral ja päris tippen-toppen hotell on. Üks vahvat voodit, twin room. Ilus puhas korras, matikad sai maeda panna ja maja on ka siin väga ilus, hinnang oli ka 8,9 bookingus, et juba jahurab seda, WC vanid juba nagu ikka, ilusad puhtad korralikud, et nüüd puhkame ja siis homme paneme Toulouse'ist läbi kuhugi Prantsusmaa Lyoni poole. Cool, homseni siis. Nii, tere hommikust! Kell on 9.20, oleme valmis startima. Nii nagu ütlesin, eile jäime siia kuskil 150 kilomeetri kaugusel Toulouse'i väiksesse linna. Chillisime siin, tegime õhtusöögi ja tutvusime linnaga. Ja nüüd siis panime sihtpunktiks Lyon. Näitab 674 kiltsa. Ma arvan, et selle me täitsa suudame täna ära teha. Et hetkel näitab seal mingisugust suuremat sorti või nii-öelda suuremat sorti tõket tee peal, kas siis mingi avarii või midagi taolist, et soovitab isegi Montpellieri kaudu minna, aga tegelikult see Montpellier on tunduvalt jääb rannikule. Me oleme täitsa sisemaal, et sõidame sinna Toulouse'i lähemale ja siis uurime asja, et mis värk seal on. Tõstin endal lenksu kõrgemaks eile paar senti, et tõstin lenksu püsti poole, et vaatame, kuidas niimoodi sõita on vahelduseks. Püsti on kindlasti mugavam, sest et mul on lenksu üsna lähedal. Peeglid on vajust sõitida. Cool, aga siis teeme sõitu, et eks ta peamiselt vist niisugune kiirde sõit tuleb, et transiidipäev meil täna. Ja siis vaatame võib-olla, kas seal Šveitsis tekki lähme läbi, et siis sealt saab jälle midagi huvitavamat vaadata. Cool, aga siis hakkame vajutama 5 kilomeetri pärast Prantsuse piir. Ilm on ilus, 16,5 kraadi. Päike paistab praegu, et täitsa mõnus sõidu ilm. 200 kiltsa kiirteed sõidetud ja väga kehv sõit selles mõttes, mega tuul vastu. Et andis lammutada ja keerusime nüüd natuke maha kiirtee pealt, tulime Carcassione'i. Käisime eelmisel aastal ka siin Carcassioonis söömas mingit Prantsuse traditsioonilist sööki, ma mäletan, selle söögi nimi oli mingi pajaroog. Aga jah, Carcassioonis ma eelmine aasta tegin juba tiiru peale, et siin nii tean, mis siin on, siis tulime sööma. Sõidame edasi natukene mööda mitte kiirteid, et see tuul on nii raske ja lammutab nii kõvasti. Aga vaatame, mis see pajaroog siis endast kujutab. Mina eelmine aasta ei söönud seda, Veiko sõi. 400 kiltsa veel Lyoni. Rits. Vähemalt vihma ei saa. Püü.
Nii, apartment meil siis selline. Siin sissepääs. Siin magamistuba. Siin lausa 3 voodit. Suur voodi. Mega suur vannituba. Ja siis siin on kasutada veel nii-öelda ühiskasutatavaid ruume. Aga me oleme ainukesed siin, nii et siis võime öelda, et oli meie oma. Siin elutuba. Noh, ütleme ausalt, siia istuma ei jõudki. Eile õhtul tegime pitsa ja nii, ja siin päris vinge köök. Sai hommikul kohvi teha ja chillida. Cool, aga hüppame rataste peale ja paneme ajama, et ma ei ole kindel ka, et kui palju tänasest päevast sõiduvideosid tuleb, et eks me siin sõidame näiteks kiirteed ka, aga ma usun, et Šveitsis seal mingid ägedaid teid ja vaateid on ka, et siis võib-olla juba ratta pealt näeme.